Tšau kõikidele skorpionitele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin skorpionitel on tulemas lähitulevikus, mis nüüd juhtus, mis, eks ju, ja hüppas siit välja korraga päris palju kaarte ja tundub, et on meil siin kõik kaardid olemas ja veel peale ka lisaks. Esimese kaardina muidugi siin skorpionite jaoks väljas karikat 9, mis on seksuaalse ja emotsionaalse rahulolu kaart, soovide täitumine. Ehk siis selle kaardiga kindlasti tasub unistada suurelt, sest see kaart ütleb, et kellegi ellu tuleb selline olukord, kus inimene tunneb, et ta unistus või mingi väga suur soov on täitunud. Muidugi nüüd teise kaardina on siin kohe väljas müntide 3. Müntide 3 on väga hea nagu koostöökaart, võib-olla mingite tööalaste arengute kaart, edasiste plaanide tegemise kaart. Mõnikord see kaart võib ka nagu öelda seda, et kui te soovite enda olukorras kiiremini areneda, siis on mõistlik teha teiste inimestega nagu koostööd. Eriti siis võib-olla töö või materiaalsetes mingites teatud olukordades. Nüüd kolmanda kaardina tuleb siit aga skorpionina välja karikate 7. Ja karikate 7-ga peab siis justkui tegema läbimõeldud otsuseid ja valikuid, sest see on mitmete võimaluste ja valikute kaart. Aga ta kindlasti ütleb, et kõik valikud või võimalused, mis teie suunas tulevad, ei pruugi nagu head olla. Ja ta ütleb, et kui te teete vale valiku, siis te võite korrata mingit minevikutsüklit. Et ma ei tea, mis vale valikud minevikus tegite, võib-olla see oli midagi rahaga seoses, aga igal juhul see kaart ütleb siis, et tehke läbimõeldud otsus ja valik ja ärge liigselt võib-olla siis kiirustage. Teise rea alustuseks, on siin aga väljas skorpioni jaoks müntide 8 ja müntide 8 on kannatlikkuse kaart. Ehk siis see kaart ütleb, et tasa ja targu, aga kindlasti nagu tegutsege, et müntide 8 ütleb ka seda, et kui te panete aega ja energiat mingitesse olukordadesse, kus te tahate näha arenguid, siis seal olukordades need arengud ka toimuvad. Et selles mõttes väga positiivne energia, see on siuke ülesehitamise energia, ta võib ka olla siuke nagu õppimise energia või harjutamise energia, aga see on siuke töö viib sihile kaart ja kannatlikult ja edasi tegutsemist. Ja tegutsemisest rääkides on siin kohe järgmisena väljas siis ka sauad 9 ja sauad alati on siuksed aktiivsed, loovad, kirglikud kaardid, näitavad siis selle aktiivsusega tegutsemist ja see on tegelikult siuke millegi jaoks valmisoleku kaart ja sauad 9 ütleb seda positiivse poole pealt, et keegi on siin õppinud enda mineviku vigadest ja enam samu vigu ei korda. Ja kui siin peaks tekkima olukord, kus on vaja nagu tegutseda, siis tegelikult skorpionit te olete valmis siin tegutsema, et ülimalt positiivne. Nüüd muidugi teise rea viimase kaardina on siit välja anda karikate 4 ja karikate 4 on selles suhtes huvitav, et ta negatiivse poole pealt on natukene siuke motivatsiooni puuduse kaart või millegi või kellegi vältimise kaart. Aga karikate 4 räägib alati mingist ühest väga heast võimalusest või mingist valikust ja karikate 4 ütleb, et hoidke siin piisavalt ikka silmad kõrvad lahti, et muidu te magate maha mingi hea võimaluse. Et ma ei tea, mis see siis kellegi jaoks siin täpselt võib olla, siin inimesi on skorpione palju, eks ju, kes vaatavad, aga mingi hea võimalus siis võib olla teie poole teel. Nüüd aga eelviimase kaardina tuleb skorpionile välja siit mõõkade rüütel ja rüütlid on austajate kaardid, nad küll alati ei pea olema austajate kaardid, et kui rüütel näitab teie enda energiat, siis skorpionit see kaart võib teile öelda, et te peate natukene kiiremini tegutsema enda olukorras ja võib-olla suhtlema, sest mõõgad on siuksed suhtluse kaardid. See on ausus õigluse kaart ka, et võib ta tähendada nagu austajad ka, samas mõõgad on natukene katsumuste kaardid, aga sellisel juhul on see võib-olla natukene siuke proovina paneva austaja kaart, eks ju, aga mingi võimalus siin on olemas. Mõõkade rüütel on hästi kiire rüütel, mis võib tähendada seda, et väga järsku võib inimene olla tekkinud või võib siis tekkida hästi kiiresti. Küll aga nüüd lõpetame lugemise väga edukalt skorpioni jaoks ja teine lisakaart on siin kaarik. Ja kaarik näitab alati edukust ja saavutusi ja see on hästi tugev siuke nagu enesekindluse kaart. Et kaarik võib tähendada siukest nagu natukene kahe vahel olevat energiat ja ta võib natukene näidata siukest minevikust kinnihoidmist, aga tegelikult see kaart siis ütleb, et minge valge helgema tuleviku poole ja kui te võtate vastu mingi otsuse või teete ära mingi valiku kuhugi suunas minna, siis jääge sellele kindlaks ja ärge laske teistel inimestel ennast liigselt mõjutada või tõmmata ennast enda teekonnalt kõrvale ja läbi selle peaks siis ka tulema siin skorpionite jaoks edukus ja võidukus.
aga see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti lisake ikka Pöidlanupu liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.